Tere tulemast kuulama Vabaduste portaali podcasti. Mina olen vabaduse.ee toimetaja Hannes Sarv ja selles saatesarjas juhime me tähelepanu erinevatele isikuvabadustega seotud probleemidele nii meil kui kaugemal. Ja paraku neid probleeme pressib peale liiga palju igasuguste meile harjumuspäraste vabaduste piiramise mõttes. Tänases saates räägime Hiinast ja see on teatavas mõttes esimese saate kohta ka sümboolne, kuivõrd Hiinas isikuvabadustega teatavasti lood head ei ole. Aga mis põhiline neid Hiina erinevaid kontrollimeetodeid, kui mõelda kas või näiteks COVID-pandeemiale, on viimastel aastatel vaikselt praktiseerima hakatud ka lääne ühiskondades. Ehk justkui tegemist on suure ja halva eeskujuga, mida me siin üldse näha ei tahaks. Et sellest rääkida olen saatesse palunud sinoloogi ja õppejõu Märt Läänemetsa. Tere, Märt! Tere! No ma alustaks sellest, et siin pisut enam kui nädala eest tutvustati Riigikogus Tartu Ülikooli Aasia Keskuse uuringut, millest selgus siis selline huvitav tõsiasi, et eestimaalaste hoiak Hiina suhtes on üsna positiivne. Siis seal pooled vastanutest näevad Hiinat heast küljest, ehkki Xi Jinping oma siis isikliku rolliga maailmapoliitikas, et teda nähakse ka negatiivsena. Aga eelkõige tuleneb Hiina positiivne kuvand siis Hiina tootmise, majanduse ja tehnoloogia arengutega seoses siis, et kuna me kõik teame, eks ole, et tarbekaupa ja mida me sealt kõik saame, eks ole. Et ühesõnaga see positiivne kuvand, et mina kindlasti ei hakka ütlema siin, et me kuidagimoodi Hiinat või hiinlasi peaksime nimme negatiivselt vaatama hakkama, aga samas kas selline positiivne hoiak ei peegelda ka teatavas mõttes mingisugust naiivsust, eks ole, et kas me peaksime teie hinnangul olema äkki hoopis ettevaatlikumad Hiina suhtes? Ja Hiina suhtes peab olema ettevaatlikumad kindlasti ja ma alustaksin ka sellest, millele te viitasite, et ega me ei pea hakkama Hiinat ega hiinlasi vihkama päris kindlasti mitte, eks ole. Probleem on see Hiina poliitiline režiim, mis seal valitseb, mis on seal juba aastakümned valitsenud ja mille juured tegelikult ulatavad väga kaugele minevikku, sellise autoritaarsesse impeeriumide ajalukku, aga nüüd eestlaste suhteliselt positiivne suhtumine, kui ma seda uurimust ka lugesin ja esitlusel käisin, siis esimene pilk oli ka nagu natukene üllatav, eks ole, et Hiinast meil viimastel aastatel räägitakse küllaltki palju, ajalehe uudiseid ja analüüse ja kõike on päris palju, et infopuudus nagu nii suur ei tohiks olla, et sinoloogina on ettekujutus, et ka tavaline inimene teab Hiinast ja selle poliitikast väga palju, aga tegelikult ega ta siis nii palju ei teagi. Ja uuringud tegijad rääkisid ka seda, et see Eesti positiivne hinnang on suhteliselt kõrgem, kui on näiteks Lääne-Euroopas. Lääne-Euroopas on ikkagi selline kriitiline või negatiivne hinnang Hiina poliitikatesse märksa suurem protsent. Kas nüüd eestlased on kuidagi eriliselt naiivsed, et nad Hiinast arvavad palju? Ma arvan, et ei ole eriliselt naiivsed, aga see positiivne hinnang tuleb ka, nagu te õieti ütlesite, sellest, et Hiinat on viimased aastakümned nähtud sellise tõusva majandusena ja eriti 90-ndatel, 2000-ndatel esimesel kümnendil, kui siis lugeda neid Hiina kohta käivad asju ka ajakirjanduses, ka Eesti ajakirjanduses, siis oli ju selline ikkagi Hiina vaimustus. Ehk mõned eriteadlased ütlevad, et oli selline Eldorado hoiak, et Hiina on tohutu turg, sinna saab investeerida, kõik viisid oma tootmise sinna, odav tootmine, Hiina oli ülipositiivne. Ja võt selle kuvandi selline kaja ilmselt Eestis on natukene visam kaduma, võib-olla ikkagi sellepärast, et me oleme väikesed ja seda informatsiooni Hiina kohta on ikkagi vähem kui Lääne-Euroopas. Et see tuleb sellest ja kui oli see nagu väike vastuolu, eks ole, et nagu Xi Jinpingi ja tema kes on siis selle poliitilise režiimi kehastus, et see suhtumine on kriitiline negatiivne, eks ole, siis ilmselt ka keskmine inimene Hiina poliitikat hindab adekvaatsemalt, et ta on autoritaarne ja ohtlik riik, aga see majanduse pool nagu ruulib.
ikkagi veel. Ja üks moment veel, mis sellest uuringust välja tuli, seal vaadati ka vanusegruppide osas, siis ilmselgelt tuli välja, et see kõige noorem grupp oli vist 15–24. Noorema grupi seas see kriitiline hoiak oli märksa kõrgem kui keskealiste, seal 3–4–50 seas. Ja selle põhjuseks on ka see, et selle keskealiste põlvkonna arvamus või kuvand ongi kujunenud just siin 10–15 aastat tagasi, kui oli see majandus, Eldorado hoiak. Ja huvitav on jällegi see, et hästi vanad grupid, üle 60–70, neil oli jälle väga kriitiline hoiak, et ilmselt nende selline algne või noore põlve Hiina kuvand jääb veel kuskil sinna kultuurirevolutsiooni kanti ja kui Hiinaga oli üks suur jama. Aga jah, et siis paraku prevaleerib see veel ikkagi, et Hiina on majandusvõimsus ja sealt tulevad meile vajalikud kaubad ja nii edasi. Et sellepärast on, inimesed mõtlevad ikkagi sellele oma tarbekaupadele, kui kodu elektroonika, kõik ümberringi on made in China ja meie teeme praegu, või mina enda poolt vähemalt ka seda juttu räägin läbi Lenovo arvuti, mis on Hiinast toodetud, siis paratamatult see on meil silma ees ja mis siis häda on Hiina toodetav. Jääb silma, eks ole. Aga teistpidi ma küsingi, eks, et kuivõrd see niinimetatud, nagu teie nimetate Eldorado, eks ole, seal paarkümmend aastat tagasi või 90-ndatest alates kuskil, et suur turg, arenev majandus, nii edasi. Et ma küsin selles nii-öelda Hiina riigi või Hiina inimeste vabaduste mõttes, et kuivõrd see nagu muutunud on, et siis, kui see areng oli selline, ikka ütleks vist, et vaba turumajanduse poole rohkem, eks ole, enne siis võimule tulekut, et kuidas see tänaseks nagu muutunud on? Et milline see protsess olnud on? See on jällegi väga kerge on lihtsustada umbes niimoodi, et ütleme, et 90-ndatel oli vabadust rohkem, nüüd tuli Xi Jinping ja hakkas kruvisid kinni keerama. See on ainult osa tõest. Tõepoolest, Xi Jinping, eriti tema viimase selle 5-aastase perioodi jooksul on ka ettevõtlusvabaduse ja piiranguid ja ka suurettevõtete sellist pigistamist tulnud rohkem ette. Aga ega see ei tähenda, et nüüd varem oleks enne tema aega, ta tuli võimule 2013, nagu me teame, oleks nüüd see rahvavabadus oluliselt suurem olnud. Oli võib-olla majandusvabadus, ettevõtlusvabadus, aga sellel on ka omad põhjused. Me teame lähiajaloost, et Hiina see niinimetatud avatud uste reformide poliitika algas 80-ndate algul, kui Hiina juht oli, kuigi ta ei olnud parteijuht, aga nii-öelda de facto juht oli Deng Xiaoping, kes siis hakkas vaikselt ettevaatlikult algul üksikute erimajandustsoonide kaudu hiljem laiemalt Hiinat avama lääne investeeringutele ja ühesõnaga Hiinat majanduslikult üles ehitama, eks ole, see tema kuulus Hiina kõnekäänd, mida ta kordas, et pole tähtis, mis värvi on kass, kas must või valge. Hea kass on see, kes hiiri püüab. Ühesõnaga, et majanduses võib olla ka kapitalismi element, aga eesmärgiks on see, et tuua Hiina rahvas välja vaesusest. Nii et ta ei olnud mitte mingisugune kapitalismi või sotsialistliku Hiina ümbertegija kapitalismile, niisugust mõtet tal ei olnud, ta oli ustav revolutsiooni ideele, aga ta nägi, et senine selline kaootiline poliitika, mida Mao Zedong oli ajanud, see ei vii enam Hiinat edasi ja see viib ainult sotsialistliku riigi kollapsini. Ja ta ei ole oma kõnedes kuskil öelnud, kui kõnesid vaadata, et hakkame nüüd kapitalismi üles ehitama ja muudame Hiina poliitilist korda. Ei, ta ütles, Hiina oli ja jääb sotsialistlikuks riigiks, aga sotsialistlik riik ei tähenda seda, et rahvas peab vaene olema. Tõstame rahva elatustaset ja meie sotsialistlik riik saab võimsaks ja maailma kõige võimsamaks. Nii et ka see eesmärk oli tegelikult ridade vahel kogu aeg olemas. Ja
1989 me teame, oli sellises Hiina sisepoliitikas suur veelahe, kui siis tõepoolest pealinnas kogunesid sajad tuhanded inimesed ja nõudsid väikseid muudatusi ka poliitilises süsteemis. Need suured meeleavaldused Tiananmeni väljakul algasid tegelikult protestiga sellise majandusliku ebavõrdsuse vastu, eks ole. Esimese reformide kümnend oli toonud uusrikaste klassi ja nii edasi ja korruptsiooni ja kõik edasi. Aga see kasvas üle sellisteks poliitilisteks nõudmisteks ja see hirmutas juhtkonda päris kõvasti, eks ole. Me teame, et see uputati verre, vaikiti maha. Hiina uus põlvkond praktiliselt ei teagi seda, eks ole, sellest ei tohi rääkida. Ja siis poliitika suund või selle eesmärk oli see, et lülitada või tasalülitada hiinlased absoluutselt välja poliitilisest protsessist, aga anname neile võimaluse rikkaks saada. See oli nagu väiksem oht, eks ole. Ja seda poliitikat on aetud. Hiinlased tõepoolest eriti ja lääs läks sellega muidugi kaasa, unustas selle veresauna ruttu ära ja lääne jaoks oli ühesõnaga Hiina oli see hiigelturg ja investeerime sinna ja vot see oli selline naiivne, mitte eestlastel, vaid pigem lääne suurriikide poliitikutel alates Ameerika Ühendriikidest, et viime Hiinasse turumajanduse, küll see turumajandus teeb ta ise demokraatlikuks ja hiinlased kasutasid seda kanapimedust ära, pressisid peale, Hiina võeti WTO-sse, eks ole, Maailma Kaubandusorganisatsiooni 2001. aastal, ta sai tohutud privileegid ja tõepoolest majandusareng oli ülikiire, aga mis järele ei tulnud demokraatlikud poliitilised reformid. Ja nüüd Xi Jinpingi ajal lihtsalt Hiina sotsialistlik Hiina riik on küpsenud nii kaugele, et on saanud majanduslikult väga võimsaks ja nüüd siis nii-öelda avatakse kaardid, et teate, ega me ei ole siin kunagi mõelnudki seda, et me nüüd hakkame demokraatiat mängima, vaid me oleme tugevad piisavalt, et nüüd hakata oma reegleid maailmas kehtestama. Nii et tegelikult põhimõtteliselt ei ole Hiinas siin Xi Jinpingi ajal mitte midagi muutunud, ta lihtsalt nüüd on kaardid avatud ja maailm on, me võime öelda, et lääne maailm on enda loodud selle monsteriga hädas. Nii et Hiina on nagu sellest tuntud kirjandusteoses doktor Frankensteini loodud koletis, mis väljus peremehe kontrolli alt. Ja praegu globaalpoliitikas majandus täpselt see asi ongi juhtunud. Nii et me oleme Hiinaga hädas ja nüüd võib-olla natukene hilja siis hakkame muutma oma poliitikaid Hiina suhtes, kuhu kas me suudame enam Hiinat talitseda või mitte või kuidagi ta raamidesse suruda, ei ole kindel. Võib-olla maailma tulevik ongi selline Hiina tüüpi mudel, autoritaarne kord, eks ole. Igasugused vabaduste uuringuid teostavad organisatsioonid ja mõttekojad ju ka väidavad, et viimasel 5 või isegi 10 aastal autoritaarsuse pealetung on kiirenenud, ühesõnaga, et vabasid ja riik ja ühiskond jääb vähemaks autoritaarsed ja need muutuvad autoritaarsemaks hinnangute järgi, nii et vabaduste seisukohalt on meil üsna tume olukord. No see ongi selline äärmiselt ohtlik tendents, eks ole, millele me peamegi vastu seisma ja just nagu te õigesti mainisite, et Hiina justkui on siin selliseks negatiivseks teenäitajaks või teerajajaks. Aga küsingi, et kui me prooviksime korra nagu ette kujutada seda, et milline see inimese elu siis võrreldes ikkagi harjumuspärase vabadustega harjunud lääne inimese omaga või ütleme, tänasel hetkel läänes ka samamoodi ju keeratakse teatud väljendusvabadust kinni ja nii edasi, aga hiinlastega võrreldes, ma kujutan ette, et on ikkagi see vahe on ikka
ütleme, nende igapäevaelus väga suur või kuidas see on, et on neil võimalus ennast vabast väljendada, ma ei tea, või kuidas see nende toimetamine seal erineb meie omast, et saab seda kuidagi? No ikka erineb päris kõvasti. Ega mina ei ole nüüd viimastel aegadel ka, ma viimati elasin Hiinas pikemalt ka 25 aastat tagasi, neil jutuvärkides vabadel 90-ndatel, aga noh, eks ka siis oli näha, noh, et kui välisüliõpilaste sellises enklaavis või ülikoolis olid nagu reeglid vähe teised, aga Hiinas, noh, Hiina ühiskonnas endas mitte. Kindlasti on vabadusi vähem, aga nüüd miks hiinlased revolutsiooni ei tee? Miks nad ei mässa? Küsimus on ikkagi selles, et hiinlased on harjunud sellega. Nende kommunistlik riik on püsinud juba 70 aastat. Üle 70 aasta ja ütleme, et noh, sellest Mao ajastust, kampaaniat, näljahädade ajastust siiamaale tõustes, kus materiaalne olukord on tohutult paranenud, eks ole. Hiinat tuuakse selles mõttes ka esile, et ei ole ühtegi nii suurt ühiskonda, kus nii kiiresti oleks majandus tõusnud ja inimeste elujärg paranenud. Nii et noh, nii nagu enne sai öeldud ka, et see reformide teadlik poliitika oligi see, et suunata inimeste tähelepanu rikkaks saamisele, aga mitte poliitikale. Hiinlased on enamasti sellega harjunud, ega Hiina dissidentide osakaal on väga väike. Ja need pannakse vangi ka, kui nad häält teevad. Ühelt poolt on hiinlased teavad, et kui hakata poliitiliselt suud pruukima, siis sellele järgneb, noh, kui mitte kohe vangi paneks, siis igal juhul teatud repressioonid. Aga see muidugi ei tähenda ka, eks ole, noh nüüd ikkagi internet vaatamata kõikidele neile tulemüüridele ja piirangutele, mida Hiinas rakendatakse, on ikkagi enneolematu ühendus maailmaga ja ega siis hiinlased ei ole nüüd nii ajupestud ka kõik, et nad ei tahaks neid vabadusi. Ja noh, mida siis Hiinas, noh, kui hakata otse kuskil internetis või mingeid valitsuse kriitilisi asju tegema, noh siis on teadagi järgnevad repressioonid. Aga noh, selline kujundliku ja ümbernurga ütlemistega Hiina keel võimaldab ka selliseid noh, mitte otse ütlemisi võib-olla rohkem kui eesti keel ja see toimub kogu aeg, millele noh, eks siis jällegi see internetitsensorid ja politsei ja saab jälile, aga siis muudetakse jälle strateegid ja taktikad, nii et ega tegelikult seal siis nad ei ole mustas kastis. Aga üldine ühiskondlik hoiak on ikkagi nii-öelda keskmine hiinlane, noh, julgen öelda, on harjunud sellega ja mitte ainult kommunismi ajal, vaid eks seda jälgimist ja nii-öelda peale sunnitud valitsusele lojaalsust on rakendatud kõikides varasemates keisririikides ka. Nii et hiinlastel on selline kõnekäänd umbes ka, et mis nagu põhjendab nende poliitilist passiivsust ja valitsuse kuulekust, ükskõik kui halb see valitsus on. Jällegi juba vanast ajast öeldakse, et keiser ja keisrivalitsus, tänapäeval partei ja valitsus on rahvale nagu ema ja isa. On suur peremudel on nagu riik. Ja siis kõnekäänd on see, et jah, et ema ja isa võivad ka karmid olla, vahel vitsa anda ja lapsed ei pruugi olla väga rahul ja õnnelikud, aga nad on ikkagi ema ja isa. Ja sellepärast ka, kui meil on selline valitsus, siis valitsus ikkagi hoolitseb rahva eest ja on teinud tohutut edusammu vaesuse välja likvideerimisel Hiinast ja lepime sellega, et hiinlastel on jah ikkagi põlvkondi selline alalheitlik ja valitsusele lojaalne hoiak, kas nüüd emapiimaga sisse imetud, aga üldiselt omane. Ja sellepärast siis nii ongi. Et kui me läheme võib-olla Hiinat külastame, käime suurlinnad, eks ole, see on tohutu areng on olnud ka võrreldes kas või 90-ndatega, mul oli pikem vahe, kui ma ütleme 2002. kümnendil läksin Hiinasse, siis silmad pärani ja hoopis teine Hiina.
väliselt, aga ega see ühiskonna selline hoiak ilmselt väga palju muutunud ei ole. Kui palju on sellist, ütleme, rakendatavat kontrolli võimu poolt elanikkonna üle? Ma pean just seda silmas, et aeg-ajalt ma ise kuskil internetis lööb ette mõni video jälle, et kuidas Hiinas tehnoloogia abil siis inimeste liikumist, käitumist kontrollitakse. No alates sellest, et siin Covidi tõttu või piirangute tõttu mingid droonid lendasid, ma saan aru, akende taga inimestel, siis drooni peal valjuhääldis teatati, et püsige kodus ja see on käsk ja mingid sellised videod ja mõned sellised näiteks, kus mingites linnades, ma olen aru saanud, on pandud need LED-ekraanid suured, kuhu siis kuvatakse mingit pättust või pahategusid teinud inimeste pilte ja sellised orwellilikud lahendused, nagu ütleks mina selle kohta, eks. Et kui palju seda on, mis see on, et kas ma saan sellest õigesti aru või on seal mingeid nüansse selle teemale? Jah, üldiselt ta niimoodi on, kui palju nüüd ja kas igal pool, ilmselt mitte, aga vast pigem ikkagi linnades, suurlinnades on see jälgimine ikka väga kõrgel järjel ja nüüd tänapäeva tehnoloogia, mida te üles lugesite, on andnud enneolematud võimalused seda tõhustada. Jällegi see kodanikkonna või elanikkonna jälgimine ei ole Hiinas mitte midagi uut. Ega see ei ole isegi Mao Zedongi ega kommunistide välja mõeldud, vaid me teame Hiina esimene keiser, kes valitses üle 2000 aastat tagasi ja ühendas Hiina ja sellise üsna karmi käega ja seal juba kehtestati kontroll selle järgi, et elanikkond jagati nii-öelda üksustesse ja kõige väiksem üksus oli, ütleme, et seal 5 või 10 peret ja need pidid kõik pidevalt üksteist jälgima ja võimudele aru andma, mis toimub. Kui selle kogukonna või üksuse näiteks üks liige eksis, siis karistati tervet peret või suuremate eksimuste puhul kogu seda kogukonda. Hiinas on ka eri aegadel on olnud muidugi vabamaid perioode ja nii edasi, ja karmimaid, aga kommunistid siis, kui nad 49. aastal võimule tulid, siis võtsid selle kontrollisüsteemi üle ja tõhustasid selle ilmselt sellisele tasemele, mida varem polnud olnud. Põhimõtteliselt teame Nõukogude Liidu ajalugu ja vanemad inimesed mäletavad veel oma kogemusega ka, eks ole, KGB, kes ka jälgis. Aga Hiina see KGB ja kõik need organid olid ja on palju tõhusamad. Aga see on teada, et ka Mao ajal, siis 60-70-ndatel, et nimetati naabruskonna komiteedeks. Et nii külades kui linnades, mingis trepikojas või mis see üksus oli, jälgiti üksteist ja siis olid teatud nii-öelda volitatud isikud, kes siis pidid ette kandma ja jälgiti absoluutselt kõik, eks ole, sel ajal veel korterites ei olnud telefone, näiteks mingis ühes majas või ühes maja valitsus või trepikojas oli telefon, kõik märgiti üles, kes helistas, kellele helistati, miks helistati, kes külas käis. Ja teiseks oli siis liikumise piirangud. Inimesed olid põhimõtteliselt nagu päris orjusliku süsteemiga kinnitatud oma selle kas vabriku või põllumajanduskommuuni või selle juurde ja nad ei tohtinud ilma võimude loata sealt minna. Kui ta lahkus sealt, siis see oli väga suur rikkumine ja tabamise korral ja niikuinii tabati, alati pandi vangi. Pered lahutati ära, üks pereliige võis töötada ühes, teine hoopis 1000 kilomeetrit eemal teises linnas, kokku saadi kord aastas või midagi taolist. Ja kontroll, jälgimine oli kogu aeg. Ja see on jätkunud. Tehniline progress on andnud hiinlastele siis tohutu head võimalused ja tõepoolest kõik, mis siin ära nimetatud sai, see toimib. Jällegi kindlasti mitte igal pool ühesuguse taseme efektiivsusega, aga suurlinnades päris kindlasti. Ma mäletan ka ühte
juba enne Covidi aega loetud artiklist, eks ole, valvekaamerad on ka meil igapäevane reaalsus, igal pool on valvekaamerad turvalisuse osas, aga seal räägides just Hiina suurlinnast, kus ma ei tea, kes need siis kokku oli lugenud, aga väidetavalt oli valvekaameraid linna keskuses või keskosas nii palju, et keskeltläbi iga 15 inimese kohta tuli üks valvekaamera. Loomulikult turvalisuse huvides, aga nende kaudu ja tehnoloogiad on arenenud, need on kõik ühendatud siis interneti kaudu jälgimissüsteemi ja põhimõtteliselt tehisintellekti rakendatakse väga efektiivselt ka Hiinas selleks, nii et tegelikult on olemas kõikide, ei oska öelda, kas nüüd 100%, ütleme, et suurema osa hiinlaste andmed ja nende liikumiste tegevuste jälgimine ja kogu aeg info jookseb ja seda siis jälgitakse. Iga ühte on võimalik lülitada suvalisel momendil, eks ole, mis ta parasjagu teeb. Ja ka see, et siis eksijaid demonstreeritakse avalikult, eks ole, vanasti kutsuti kuhugile töökoha või partei komitee ette ja häbistati ja kritiseeriti ja nii edasi. Nüüd on siis ma ei tea, kui laialt see levinud on, aga ma ise ei ole näinud küll, ma ei ole nüüd ka siin enne Covidit sai viimati Hiinas käia selliseid ekraane, kus siis nimesid kuvatakse ja nende eksimusi, aga olen kuulnud ka, et sellised asjad on. Aga mis need eksimused siis, kui ette kujutada, olla võivad, et poliitiline, ütleme siis vastandumine näiteks või ütled midagi halvasti kellegi kohta seal? Jah, poliitiline vastandumine on muidugi kõige kõvem eksimus ja hiinlased seda teavad ja selles suhtes võib-olla ollakse isegi ettevaatlikumad, aga arvestatakse ka kõiki muid igapäevaseid eksimusi alates, ma ei tea, punase tulega üle tänava minekust tõesti kellegile või töökollektiivis kellegile halvasti ütlemine või tülitsemine või mingid lubamatud või poollubamatud suhted välismaalastega, sidepidamine internetis, võib-olla kopisemine liiga palju ja nii edasi, et ka sellised igapäevased eksimused, mis siis lähevad võib-olla seal kehtestatud sellisele, Nõukogude Liidus oli ka, kui ma koolis käisin, ma mäletan, oli kommunismi ehitaja moraalikoodeks. Küllap on Hiinas ka taolised asjad ja nende reeglite vastu eksimine, kõik on rikkumine, mida siis tuleb avalikustada, inimest ühte või teistmoodi karistada sellega ja avalikustamine ise on juba karistamine. Nii et Hiinas see on kõik vana poliitiline ja sisepoliitiline praktika, mis on siis tänapäeval lihtsalt tehnoloogia arenguga uuele tasemele viidud palju efektiivsemaks, kui vanal ajal see võimalik oli. Teatud regioonides või teatud rahvusgruppidega siis Hiina riigis ilmselt rakendatakse seda kõike veel ja veel rangemalt, et ma ei tea, uiguurid näiteks või ka tõenäoliselt äkki Hongkongis või, et kuidas see, nimetasid, et ilmselt regiooniti on see erinev, et kas siis sihitatakse nii-öelda? Jaa, uiguuride esiletõstmine on vägagi õigustatud, sest ilmselt on nende siis regioonis, see on siis, mida ajalooliselt nimetatakse vahel ka Uiguuristan või Ida-Türkistan, aga Hiinas ta kannab siis ametlikku seda administratiivset nimetust Xinjiangi autonoomne piirkond, kus siis põhirahvuseks on islamiusulised uiguurid. Uiguurid kuuluvad ka Türgi või Turgi rahvaste hulka, aga ka teised islamiusulised rahvad, seal on usbekke, kasahhe, kirgiise ja väiksemaid rahvusgruppe veel. Ja need just oma sellise usu ja võimudele allumatuse tõttu on siis Hiina võimudele olnud väga suureks probleemiks. Jällegi mitte ainult siis alates kommunismi ajast ega viimastel aastakümnetel, vaid ikkagi ka keisrite ajal. Uiguuride tal on Hiinaga suhted olnud erineval tasemel ka üle 1000 aasta, aga Hiina
keisririigiga ta ühendati siis tegelikult suhteliselt hiljuti, alles 18. sajandi lõpul. Ja kui me vaatame ajalugu, siis läbi 19. sajandi seal üks ülestõus ja vastuhakk järgnes teisele. Nii et kogu aeg podises. Ja kui tuli uus aeg, kommunistlik aeg, siis ega see uiguuride põhimassi selline suhtumine ei ole väga palju muutunud. Uiguurid tunnevad ennast nii-öelda allaheidetud, orjastatud rahvusena. Elujõudu annab neile nende islami usk. Uiguurid üldiselt läbi aegade ei ole olnud väga fanaatilised siis islami järgijad. Aga just nii-öelda Hiina võimude tegevuseks, kui ma enne ütlesin, et hiinlased, Hiina rahvused inimesed on oma võimude suhtes suhteliselt lojaalsed ja lepivad sellega, siis uiguurid ei ole kindlasti leppinud ja tegelikult just siis, kui Hiinas algasid nagu reformid ja siis Uiguurias sagenesid sellised ka vägivaldsed vastuhakud. Ma ise mäletan, kui ma olin 90ndate teisel poolel Hiinas, siis selle aasta jooksul oli mitmeid ja ikkagi tuleb tunnistada, et ka selliseid terroritegusid, nii mõnedki pommid kusagil linnades. Ja see, nüüd kui eriti peale 2001. aastat, kui algas ülemaailmne islami terrorismi vastane sõda, siis Hiina haakis ennast kohe sellega külge, et aga meil on siin ka uiguuridest terroristid ja neid peab siis karmimalt kohtlema. Ja sellepärast siis Uiguuristanis on see jälgimine ja repressioonide ja igasugu vabaduste tasalülitamine märksa karmim kui mujal, eks ole, siin alates 2016-17 aastast on ju räägitud ja kirjutatud ja uuritud palju, et koonduslaagreid on rajatud väidetavalt kuni 2 miljonit uiguuri, oli suletud sellistesse töölaagritesse, aga neid ei nimetata vanglateks, need on ümberkasvatuslaagrid, eks ole. Hiina võimudel on nii-öelda jutumärkides siis helge plaan, kuna Uiguuristan üldiselt on siis ka üks vaesemaid regioone, et me arendada uiguuria majandust ja parandada inimeste majanduslikku heaolu. Ja nüüd, kui siis nende nii-öelda vastalised, eriti vaimulikud liidrid ja ässitavad neid Hiina võimude vastu, siis see on terrorism, see tuleb tasalülitada ja selle loosungi all on siis tegelikult kogu uiguuri rahvas teatud mõttes tasalülitatud. Väidetavalt viimastel aastatel tohutute maailma tähelepanu tõttu on neid koonduslaagritesse suletud inimesi nagu vähemaks jäänud, aga ega see süsteem kadunud ei ole ja nii palju neid reporte ja ikkagi sealt põgenenud inimesed, kes on läände jõudnud ja kirjeldavad seda kirjeldamatut vägivalda, ajupesu ja ka igapäevast jälgimist, et kuni sinnamaani, et kõiki jälgitakse ükshaaval, seal on iga mõnesaja meetri taga on siis politseijaoskonnad, kus jälgitakse ka nii-öelda silmaga, iga hetk võidakse kontrollida, kui sa oled uiguur, eks ole, siis seal on et igal inimesel peab olema teatud äpp oma isikuandmetega ja kui seda äppi ei ole, siis võidakse sind kohe arreteerida ja kuni sinnamaani välja jälgimine siis, et kui sa ma olen lugenud kirjeldusi, et kui inimene käib ühte kindlat marsruuti mööda, läheb näiteks kodust tööle ja kui ta ühel päeval läheb mingit teist teed mööda, siis on kohe kahtlane akt ja inimene võidakse kinni pidada ja nii edasi ja nii edasi. Nii et Uiguuristanis on võetud Xi Jinpingi ajal siis eriti karmid meetodid, et juurida välja rahvusus ja islami usk ja teha neist kuulekad siis režiimi järgijad. Tiibetis on muidugi ka, Tiibeti rahvuslik identiteet on seotud budismiga ja neil on oma vaimne liider emigratsioonis ja Tiibetis on see selline karm poliitika kestnud isegi kauem kui Uiguuristanis.
ja ka seal on olnud vastuhakke ja nii edasi ja võib-olla on siis ka sellise tasalülitamisega mõni samm ees, kui ollakse Uiguuristanis. Vähemal määral Sise-Mongoolias, aga ütleme, et tiibetlased, uiguurid, mongolid ongi need nii-öelda kõige vastalisemad rahvad, seal väiksemad, rahumeelsemad ja võib-olla vähem arenenud ajalooliselt kultuuriga rahvad Lõuna-Hiinas, neid rahvaid on väga palju, kümneid ja kümneid. Nende tasalülitamine on läinud nagu kergemalt ja seal need on suurel määral hiinastatud juba. No tänasel päeval ikkagi, nagu te välja tõite, siis see tehnoloogiline areng, need tehnoloogilised võimalused, kaamerad, näotuvastussüsteemid, mis iganes annavad sellistele hullumeelsetele režiimidele, eks ole, väga ohtlikud tööriistad kätte. Ja kui Hiina, ütleme, üldiselt veel vaadata, siis COVID oli ju see koht, kus reageeriti täiesti ütleme siis pehmelt öeldes rangelt, eks ole, aga meile siin isegi paistab teatud mõttes täiesti hullumeelselt, eks ole. Et see ei saanud ju olla mingi rahva tervisega seotud küsimus. Et miks nad nii tegid? Rahva tervis on ka, eks ole, aga kindlasti ei olnud need nii-öelda meie jaoks sellised hullumeelsed ja ilmvõimatud piirangud ajendatud mitte eeskätt rahva tervisest, vaid ikkagi see, et kui see pandeemia puhkes, siis võimud olid väga hirmul. Me teame, eks ole, meil Euroopas, Ameerikas ja teistes Aasia maades pandeemia leviski ja tohutu hukatuslike tagajärgedega. Ja Hiina võimud olid ilmselt väga suures hirmus, et nad ei suuda seda kontrolli all hoida ja sellest siis need tohutu ranged, eks ole, kuni sinnamaani, et majade uksed käivitati kinni ja droonid akna taga käisid ja on juhtumeid, et inimesed lausa surid nälga, kuna nad ei tohtinud väljas kuskil käia, siis eelmise aasta lõpupoole oli ju see, mis siis natukene viis lõpuks selle täis lukustamise või režiimi muutustele, kui selles samas Uiguuristani pealinnas Ürümtšis siis ühes hoones korrusmajas, kus oli ka inimesed suletud, nii-öelda COVID-i karantiini puhkes tulekahju ja vähemalt 10, aga ka mõnedel andmetel ka kümneid inimesi hukkus tulekahjus, kuna nad ei saanud välja. See siis põhjustas sealt Ürümtšist alates, aga üle kogu Hiina selliseid meeleavaldusi, mis siis lõpuks viis, kuna see pandeemia oli ikkagi juba suuresti taganenud, siis viis Hiina režiimi umbes 180 kraadi teise kanti, kus lasti kõik vabaks. Ja see on jällegi, et miks selline äkiline pööre, kui mõni nädal enne oli siis juhtkond korrutanud kogu aeg, et ei ole kavas mitte mingisuguseid leevendusi enne, kui pandeemia on täielikult maha surutud. Ilmselt oli siis võimude kaalutlus jällegi selles, et okei, laseme vabaks, et kui see pandeemia tuleb nüüd uue lainena, mis ta ka tuli, me ei teagi numbrit, kui palju 2022. aasta lõpus ja selle aasta esimestel kuudel seal haigestus ja suri, neid andmeid enam ei esitatud. Aga võimudele siis ilmselt tundus, et see oht, et nüüd see ühel nädalavahetusel olid meeleavaldused, mis siis kohati läksid ka poliitiliseks. Nõuti mitte ainult pandeemiameetmete leevendamist, vaid ka ikkagi oli poliitilisi ja režiimi vastaseid loosungeid. See on ohtlikum kui nüüd see pandeemia uue laine avamine. Ja sellepärast need ka meeleavalduste laiali ajamine ja iga meeleavaldaja jälgimine tänu tehnoloogiale ja oli väga-väga lihtne. Räägitakse juhtumid, eks ole, et mobiiltelefoni selle positsioneerimise kaudu võeti ükshaaval kõik ette, kes viibisid meeleavalduse ajal seal, kus ei oleks pidanud viibima ja sellepärast siis
meeleavalduste nii-öelda mahasurumine, tasalülitamine käis ka väga kiiresti ja midagi uut sellist lainet ei ole tulnud. Nii et võimude jaoks see oli suurem oht kui see, et nüüd see pandeemia levib. Aga ta nii hullusti ilmselt ikkagi ei levinud, et eks siis hiinlased ole ka saanud oma niinimetatud karja immuunsuse ja praegult nagu enam ei ole mitu kuud neid hoiatavaid või signaale sealt pandeemia kohta tulnud. Nii et jah, pandeemia oli Hiina võimude jaoks siis ühelt poolt katsumus, aga teiselt poolt ka võimalus piiranguid kehtestada selleks, et vältida rahutusi. Kui rahutused tekkivisid, siis kohe muudeti kurssi, ühesõnaga, et vältida kõike seda, mis võiks võimudele ohtlikuks saada. Reageeriti nagu. Ma olen siin lugenud ka erinevaid autorid, ütleme näiteks sellist autorit Ameerikast nagu Michael P. Sanger, kes üsna hästi tegelikult ära põhistab selle oma siis, ütleme, põhimõtte selles raamatus, mis puudutab Covidit, et see niinimetatud lukustamispoliitika ja kõik sunnimeetmed, et kõik on sellised Hiina ideed, eks ole, mida siis miskipärast läänes hakati jõudsalt üle võtma. Aga tema veel räägib ka eraldi sellest, eks ole, et seda tehti hiinlaste mitte otseste siis näpunäidete järgi, vaid hiinlased ise tegid riigina siis või meediakampaaniaid näiteks, et sellist toetavat fooni sellistele meetmetele läänes saada, pluss siis erinevad siis teadlased, kes kuidagi Hiinaga seotud olid, sealt rahastatud näiteks või mis iganes seda samamoodi siis toetasid. Ma mõtlen seda, et kui tõenäoline see teile tundub või kas see võibki nii olla, et Hiina proovis ka eksportida oma siis mingisuguseid selliseid reaktsioone ka näiteks Covidile? Päris kindlasti. Selle kohta on uurimusi ühiskonnateadlased ja poliitika uurijad teinud päris palju, et nii Hiina kui ka Venemaa seda Covidit ikkagi kasutasid oma agenda levitamisel väga tugevalt ära ja ka see niinimetatud propaganda või hübriidsõja vormis, eks ole, see propaganda oli päris kõva, propageeriti seda, et näete, lääs on käpuli maas, sellepärast nad ei oska pandeemiat ohjata, eks ole, esimene aasta, kui olid ikkagi miljonid haiged ja 100 000 surnud, aga vaadake meie oleme palju efektiivsemad. Venelased vähemal määral, aga ka siis seda propagandat tegid ja ilmselgelt sellel oli oma mõju siis ka nii-öelda tervishoiupoliitika või üldse poliitiliste nende karmimate meetmete rakendamisele lääneriikides, kaasa arvatud meil. Et ühelt poolt küll vaadatud, Hiinas on nagu üle piiri mindud, aga tegelikult meil see ühelt poolt oli vajadus, loomulikult, eks ole, midagi tuli ette võtta, et pandeemiale piiri saada, aga see Hiina mõju ja see pandeemia ärakasutamine, et ka lääneriikides neid piirangumeetodeid, meetmeid kehtestatakse, oli ka kindlasti selle lootusega, et need tulevad ja võib-olla jäävadki. Ja kogemus on ja ega me ei tea, ilmselt on valitsuste poolne kontroll pärast Covidit tugevam, kui ta oli enne. Näiteks nagu ka siis, kui pärast 2001. aastat ju selle terrorismi vastu võitlemise sildi all ju kehtestati ka kohe piirangud, mis olid ühelt poolt õigustatud, aga kehtivad siiamaani lennujaamade üliranged kontrollid ja mis iganes piirikontrollid, aga kas ei ole ka kusagil ikkagi seda vinti üle keeratud. Nii et kahtlemata Hiina on seda ära kasutanud ja lääne ühiskonnad on küllaltki palju liimile läinud. Eks ole, selle Covidiga võitluseks ikkagi oli teistsugused meetodid ka, eks ole, me tuletame meelde Rootsi näidet, eks ole, kui esimesel Covidi aastal, kui Rootsi tervishoiupoliitika oli see, et me püüame teha võimalikult kiiresti karja immuunsust, eks ole. Ja kui palju Rootsi sai kritiseerida vastu päid ja jalgu, et niisugused inimvaenulikud tervishoiutegelased seal on, aga lõppude lõpuks ju pandeemiast saadi jagu siis, kui teistes riikides ka üleüldine immuunsus ikkagi sai, nii et tegelikult
Rootsi on üks väheseid näiteid, kus siis selle nii-öelda hiinastamise peale või Hiina meetmete peale ei läinud ja kokkuvõttes on võib-olla, ma ei ole täpsemalt uurinud, aga selle pandeemia jagu saamisega on edukam olnud kui need riigid, kus meetmed hästi karmid olid. Täpselt nii. Kuulge, ühe mõiste kohta siin tahan küsida veel, mis mul enne ei küsimata, et Hiinas on selline asi nagu sotsiaalse krediidisüsteem, et mis asi see on? No vaat see ongi see, mis siis on seotud selle üleüldise jälgimisega, millest meil üsna alguses juttu oli ja see, et siis ka avalikustatakse neid moraalinormide ja poliitiliste reeglite kõikide vastu rikkumisega. Ja see on siis ka nii-öelda nende sotsiaalse krediidi või punkti süsteeme on välja mõeldud ja mida siis paljudes kohtades eksperimenteeritakse. See ei ole üle riigis ei kehti, nii palju ma tean, aga ikkagi eksperimenteeritakse. Ongi see, et inimest jälgitakse ja siis iga sammu jälgitakse ja ongi jällegi siis kriteeriumid välja töötatud, millised on eksimused ja siis need arvestatakse punktidesse. Ongi sotsiaalne krediit. Ma jällegi väga üksikasju ei tea, võib-olla see on ka erinevat moodi, aga näiteks see, et igal ühel on nii-öelda, algab sellest, et igal ühel on 1000 punkti. Nii-öelda see krediit. Avad mingisuguse konto, sul on 1000 punkti sääl. Nii, ja siis sind hakatakse jälgima ja lähed tänaval punase tule all üle tee, 50 punkti maha kohe. Nii, ma ei tea, teed kusagil mingi valitsuse kriitilise avalduse, 200 punkti maha, nii edasi. Aga teed midagi head ja ilusat, käitud hästi, oled moraalne, aitad vanainimese üle tee, saad 50, 100, 200 punkti juurde ja nii see konto siis seal liigub. Tore mäng, eks ole, las olla, aga küsimus on siis selles, et aeg-ajalt siis mingi perioodiga võetakse ette või eriti, kui inimesel on vaja näiteks uut töökohta saada või kusagil edutamist, siis vaadatakse nii, aga vaatame, kuidas sul see konto seis on. Kuule mees, sul on 300 punkti ainult järgi jäänud ja saadad paremat töökohta või palgatõusu. Nii ei lähe. Sa saad halvema töökoha, eks ole, või vähendame palka, kuna punkte on vähe, aga teine on see, näed, kolleeg sul kõrval, tal on 2300 tubli inimene, teda edutame. Ja sellega siis üritatakse mõjutada inimeste käitumist. Ma ei tea, viimasel ajal sellest on jällegi vähe räägitud, et ma ei oska praegu öelda, et kas see on laienenud või ta ongi jäänud ainult eksperimendiks, aga eksperiment ise näitab, et ka niimoodi on võimalik väga efektiivselt elanikke kontrollida ja jällegi ma olen lugenud uurimusi, et ega Hiina nii-öelda keskmine Hiina kodanik ei ole sugugi selle vastu, et see on väga hea, jah, aitabki inimesi sotsiaalsemalt, tähelepanelikumalt paremini käituda. Las uurivad, las kontrollivad. Jah, mis mul varjata? Jällegi, kuhu piirini see asi läheb ja milleni see jõuab, kas ka meile, vaadake meil meie ühiskonnas mingil varjatud kujul ka võib-olla midagi taolist toimub. Kas me, kui mitte mujal, siis lasteaias vähemalt, eks ole, lastele antakse hea käitumise eest, kas mingeid rohelisi litreid, saad 10-5 litrit täis, siis saad kompveki või kiituse, kui käitud halvasti, saad punaseid litreid ja see on samasugune. Ma ei tea, kus see meil on tulnud, aga see valmistab ette juba. Teistpidi. Elanikkonda vist veel ei punktistata niimoodi, aga et riik käitub oma siis nii-öelda kodanike, alamatega siis külastajega, eks ole, et tulebki hoolitseda niimoodi. See on nagu Hiinas on, eks ole, see peremudel, eks ole, riik ja partei ja valitsus nagu ema ja isa. Me ei olemegi lapsed ja see on juba väga vanast ajast selline suhtumine. Ma täitsa siin lõpetuseks küsin nagu sellist teie tunnetust või hinnangut selle kohta, et kuivõrd
on seda Hiinat siis lisaks Covidile siin meile, ma peangi siis silmas seda jälgimisühiskonda, eks ole, seda autoritaarsust, kõike seda meile juba peale tulnud ja kui suurena me peaksime seda ohtu siis nägema, et see Hiina sellise süsteemi eksport meile siia võib jätkuda, eks, et mida me ju ei taha, eks. Ma arvan, et me peame seda ohtu tähele panema väga tõsiselt, sest et kas see on nüüd otseselt Hiina mõju või ka üldse meie liberaalse ühiskonna selline arengusuund on ikkagi paraku läinud selle poole, et selline kontroll ja kuidas öelda, ka teatud mõttes ajupesu on tugevnemas, eks ole, aga igasugused uusliberalistlikud hoiakud ja liikumised, nende juured viivad ikkagi sinna marksismi juurde tagasi ja selline sallimatuse, eriti ütleme otse välja ikkagi selliste nagu vasakpoolsete või vasakliberaalsete seas on see sallimatuse moment minu arvates, on subjektiivne hinnang ikkagi nagu tugevam ja kui me vaatame kas või meie armsa Eesti praeguse sellise liberalistliku valitsuse poliitikat, teerullipoliitikat nii majandusküsimustes kui vihakõneseadused ja mis kõik veel, siis ega selline liberaalsest mudelist kaugenemine toimub. Mis need otsesed või kaudsed põhjused nüüd on, miks meie ühiskond, lääne ühiskond, kus me oleme harjunud nii kõrge elustandardi kui ka vabadustega, sinna suunanda kipub liikuma, et mitte ainult kusagile Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas autoritaarsuse pealetung ei ole nähtav ja mõõdetav, vaid paraku ka siin meie oma kodu Tanumaal. Kuhu see viib? Hiinale on see muidugi Hiina, kes ei ole varjanudki oma sellist autoritaarset süsteemi ja teeb üle maailma propagandat, et näete, meie süsteem on palju efektiivsem ja veel üks propaganda märk on ju see, et erinevalt läänest meie ei suru oma sellist vaadet peale, vaid meie laseme kõikidel ühiskondadel toimida nii, nagu me teeme majanduskoostööd ja vastastikku kasulikku, aga me laseme kõikidel ühiskondadel toimida nende oma reeglite järgi. Eriti käib see siis näiteks diktatuuririikidega Aafrikas ja kuskil, et me teeme ainult majanduskoostööd, aga meie ei kehtesta mingeid sanktsioone, sellepärast et nende poliitika meile ei meeldi, eks ole. See on selline propaganda ja kui nüüd meie liberaalses ühiskonnas selline hiiliv kontroll, sallimatus, mis siis päädib ka sellise autoritaarsete poliitiliste võtete tugevnemisega, kestab, siis see on ainult vesi Hiina veskile ja ühel heal päeval me olemegi sellises maailmas, orwellikus maailmas, mis siis Hiinas on mitu sammu ees, aga võib-olla maailm ühtlustubki selles suunas ja sellepärast iga inimene eraldi peab olema, nagu vanasti öeldi, inimesed olge valvsad, kellel veel vaba mõtlemine on säilinud. Ma arvan, et neid on ikkagi enamus meie ühiskonnas, siis ärgem ainult registreerigem ega fikseerigem, et näed, jälle ühed piirangud on juurde tulnud, vaid tegutsema aktiivselt kodanikuühiskonnana. See on ainukene ja kõige efektiivsem meetod selle nii-öelda hiinastumise vastu. See on väga hea soovitus olla valvsad ja ka tegutseda. Sellega ongi hea meil tänane jutt kokku tõmmata, kuigi eks seda juttu jätkuks meil ilmselt veel pikalt, aga eks saaks jääb ka oma piirid. Mul on väga hea meel endiselt, et saime just teiega siin Hiina teemadel selle esimese saate salvestatud ja kuna see Hiina teema on mitmetahuline, siis kindlasti ma usun, et Märt Läänemets külastab meie saadet varsti jälle. Aitäh, kõike head! Uute teemadega oleme teie kuulde kaugusel aga juba õige pea. Vahepeal aga minge ja lugege Vabaduste portaalist huvitavaid artikleid, vabadused.ee ja
nautige niisama vaba elu. mina olen portaali vabadused.ee toimetaja Hannes Sarv.